ma ei tea, kas siin autoga midagi kuulda ja automüra peal midagi kuulda jääb, aga Belgiasse minek. Kõnnime kohver käes lennujaama poole. Läheme lennuki peale. Täna ma olen kohutavalt hiljaks jäänud, mitte kohutavalt, aga tavaliselt ma olen ammu kohal. Täna veits hilisem päevane lend, siis hommiku ikka oli mingeid asju vaja teha jälle. Aga vaatame, kas saame lennuki peale või ei saa. Juttude järgi siin eksperdid rääkisid, et võib pool tundi varem ka kodust välja minna, et ikka jõuame, aga nii proov veel ei ole. Nii et lähme vaatame, kas saame peale. No nii, päris lebo oli see. Tund aega veel aega isegi, nii et saab hakkama küll selle veits hilisema tulemisega. Turvakontroll oli juba kiire ja siit me lähme. Lähme. Kes on seal? Onko see Krista Raik? Nii. Üks venna leidsime üles ja kõigepealt me sõidame siis Rootsi ja siis sealt paneme siis edasi Brüsselisse. Et kaks trippi tuleb meile ja juba segadus. Aga ega ei... Ma pean kiitma Rasmust. Rasmus teeb landscape'i finali. Aega läks, aga asja sai. Nii et davai. Ma just vaatasin, et mul on hamba vaja midagi. Nii et tuleb editada. Noh, esimene plähmerdamine tuli ära juba. Ootame selle üleval 5. juures, et mis toimub. Vahepeal kuulsin juba, et okei, et kutsutakse. Ja siis järsku tuleb final call. Mõtlesin, kedagi ei ole isegi siin. Ja tuli välja, et me pidime alla poole minema, nii et jõudsime peale. Nii, me siseneme siis rajale nüüd. Kristo läheb ees. Esimene korra paistab seal. Siin on esimene tiiala. Telk on püsti nagu eelmine aasta. Me siis käisime korraks söömas. Saime mingi räigi portsa friikaid, mis oli huvitav kogemus. Panen pildi ka sinna, siis näete. Ja nüüd me siis, kuna 10 minuti pärast läheb päike looja, siis me kõnnime raja läbi. Kristo paneb seal pullarisse ka kohe, kui koerreist läheb. Rajakaart on selline 74 meetrit ja korv on seal Saarekas. Ja Jõssa on Topsis. Pullikas. Noh, ma ei tea, raskel ajal abiks ikka. Võib-olla peaks veel neid friikad sööma. Võib-olla, homme jälle peale. Lähen vaatame, mis siin rajal tehtud on, siis kas on muudetud ka midagi või mitte. No nii, järgmine hommik meil. Meie Fiat 500 on seal. Väike hommiku viimlemine tehtud. Place on päris nice. Sooja vett ei olnud ainult teile. Täna hommiku käis mingi vend ja tegi korda. Et nüüd on sooja vesi ka. Natuke süüa. Ja siis lähme raja peale. Saame täna visata ka. Kristo jälle viskas ühe kettaga, aga ma ei visanud ühtegi, nii et saab minna vaadata need jooned üle. Esimene practice päev. Teine rada. Lühkad on seljas 20 kraadi peaaegu sooja. Rada on märg. Aga päris mõnus on mängida. Natuke rajast, siis on teise raja fairway. Sealt tuleb 400 sommid. Ranno, Kristo ja Ainar. Siin platsi peal on päris mitu rada. Läheb päris pikalt. Üks osa on seal metsa pool. Ja siis teine tuleb sealt poolt jõge tagasi. Siin on niuke mingi
jõelaadne toode, mis on väga must ja kust eelmine aasta me otsisime väga palju. Aga mis äkki jäigi sinna sisse? Oleks mul see eelmise aasta footage alles, siis näeks, kuidas Henar seal käib sees. Aga ei tahaks sinna visata. Nüüd me teame juba, et seal on, nii et proovime seda vältida seal. Oba, ja mööda. Ja nüüd. Nüüd oleks kõigest läbi minna ja siis sa vaatad korvi all. Räägin, see on pleine. Juba vähe distantsi. See meeldib rohkem. Hästi Rasmus. Olukord rajal siis on niuke ilus muru niidetud, aga plärtsub ja alad on ka kõik suht niuksed porisid juba, et ma läksin rehvivalikuga küll alt täna. Homme proovime täiskossi ka, et järsku on vähe parem, aga saame hakkama. Vara oli ka seal. Kohe niimoodi ei viska. Kui osakalt on hea läheneda, aga nagu nüüd. You wanna go together, bro? Hey Rasmus. Oh, it's Rasmus. Yeah. You doing good? Yeah. It's hard to recognize you. Usually in blue always. Teeme väikse tuuri teile sinna. Meie Airbnb siis. Köögi pool. Õue pool. Üks kass. Üks Fiat 500. Jäätame jälle siia vahvleid. Üks voodikoht. Elutuba. Mingi veider värk on siin Belgias, et WC ustel pole neid lukke. See läheb teisele korrusele. Või see on isegi põhimõtteliselt 3. korrus. Üks tuba, teine tuba, 3. tuba, 4. tuba. Maume kõik ära siia elust ja täitsa mõnus on siin, et hea viita enda aega, kui pole just rajal. Teine treeningpäev on tehtud, siis läksin täna suht vara hommiku peale, et ma ei teagi, näitasid õhtupoole sajab, siis oli hea isegi hommiku ära käia, aga rada oli täiega märg, täiega niiske. Kõik oli esimesel tiialal olid juba jalad mõnivad, et korralik niuke lubab veel, et tuleb juurde. Aga käisin seal ühe Austria poisiga ja ühe inglasega ja siis ühe Soome, ma ei teagi, mis ta on, mingi 15 või 14, mingi junior, kes eelmine aasta võitis Euroopakad. Olime koos treeningringil ja täitsa põnev oli. Et nägi erinevaid viskajaid ja nägi, kuidas ta siis mängivad. Ja endal oli ka tunduvalt parem, nagu eile õhtul me käisime veel korraks raja peal, siis proovisin lihtsalt mingid midarid ja puterid visata ja sain kohe tunda paremaks ja täna siis oli kohe tunda seal raja peal ka seda, et täitsa mõnus oli. Fore oli ka täna juba parem, et homme, kui
homme, kui ring algab, siis võistlus algab, siis ma arvan, et tuleb see hea fore ka tagasi, et ma ei tea, tihti on olnud ikka treeningringidel tulebki niisugune pehme fore ja ma ei teagi, et ei ole päris see, mis võistlus tuleb, aga ei oskagi öelda, et kas need on diialad või ongi lihtsalt see tavaline treeningringi värk, et ongi veits pehmem on need fored, aga täna oli juba palju parem, nii et mingeid probleeme pole, et homme 1, Eesti järgi siis 2 läheb peale ja vaatame, mis sealt tulema hakkab, aga tunne on hea ja tundub, et kõik läheb paremaks, nii et vaatame, mis meil homme toob. See on meie green siis, kord number 6. Oleme siis liikumas 11. rajale ja veits on see lappes asi siin. Just saime pöördi, ei ole hullu, läheme edasi. Kui kahe veolusega ei saa, siis tuleb 4 vedu sisse panna. Esimene ring on läbi siis. -5. Polnud paha nagu iseenesest, aga läksin hästi nagu safe'ilt mängima, aga praegu vaatasid tulemusi, siis nagu mõtlesin, et okei, mis toimub. Et jah, üldiselt ma jäin väga rahule. Raja peale jäi mingid asjad. Alguses võtsingi hästi rahulikult, siis ühel rajal läksin rollerit viskama ja räigelt libisin diala peale, siis tõmbasin OBS, siis oli veits niisugune okei, mis toimub. Dialad olid täiesti nagu kohutavad, noh. Ja kogu see rada on täiesti kohutav, aga nagu see, et seda vihma on sadanud, et ei saa midagi teha siin, on ju, et nagu ülikeeruline oli. Aga siis vaikselt tiksusin seal, mõned väga head save'id. Siis üks mingi väga näesti split-out oli, tegi nii mulle hea viske ja siis läks kuidagi läbi. Ja siis päris hea flow oli. Et võib rahule jääda esimesega. Alati saaks paremini lõpupoole oligi. Ma võtsin 5 birdit järjest nagu seal. Ja siis nagu ikka tuli niisugune tunne, et ma ei tea, ära pekki keerana. Ja siis viimased 3 rada oli niisugune. Viimased 3 rada oligi niisugune, kus pidi driverit viskama ja siis oli kohe niisugune tunne ka tund, et läks lõppele veits raskeks. Aga muidu võib rahul olla, nii et -5 on seal suht top 10 vist, et saab seal 2., 3. kaart peale minna ja täitsa laadna. Üks mees seal tegi -12. Päris nii hea ei olnud. -12, aga nagu ei oskanud. Ja tai. Keer on siis niuke hari, vihmahari, kindad, et käed ja läheb minna. Ma kohe näitan soojendusplatsi ka teile siin saate aru, et väga siin visata ei saa. Niuke rohi. Enam-vähem näed, kus lendab, sinna viskates. Eelmine aasta seal kõrvenägestes tuhlasin. Seal on putigriin. Täna on korv veits teises kohas. Seal on korralikult mudane juba. Ja üks võrk on ka meil seal. Aga see võrk on suht madal ja suht väike, et mõni visa läks eile seal mõndadel mööda, aga saab hakkama.
Jou. Teine päev läbi. Täiesti ebareaalne. Nagu esimest päeva mängisin diskina. Läksin soojendusplatsile, seal juba nagu oli niuke tunne, et nagu ei kliki. Ja siis tulin võistlema. Siis algus oli, esimene korv oli hea. Sealt ikka Masket Saarekas sealt saab kätte, siis on nagu juba okei. Aga edasi oli ikka kõik backhanded, mis viskasin, kõik oli early. Lõpupoole mõtlesin, et davai, viska nüüd. Viskasin kõik maha. ja nagu ma ei tea, kuidas ma üldse niisugust tulemusmängel mängisin. -1 oli, aga putid olid ka lõpupoole panin ühe väga lahedalt mööda, muidu lihtsalt kõik niisugused keskmised. Lihtsalt mõni hea oli, aga nagu muidu ei. Et võiks öelda, et kõige halvem ringi, mis ma kunagi mänginud olen. Nagu tõesti nagu mitte miski ei klikkinud ja nagu lihtsalt üritasingi survive ida. Ja väga palju lihtsalt viga tuli. Aga ülesanne oligi survive ida. Terve ringi tibutas, terve ringi oli mudane. Võtsin selle harja kaasa, aga väga vist isegi ei olnud vaja seda. Natuke ikka nühkisin, aga nagu enamalt oli korraldajal vist ikkagi puhtaks teinud öösel. Et oli päris okei. Tiid. Mõni üksik libisemine oli. Aga seekord nagu ei libisenud kuskile ja ei visanud hoobisse, et okei oli. Aga päris keeruline oli täna. Et tahab koju, taastub. Ja homme lubab siis kõige paremat ilma. Et vaatame, kas homme saab mängu teha. Hari on kasulik ka vähemalt. See, millega ma ringi ajal tiialasin nühkisin. Saab kossid puhtaks. Pole paha ost. Ringi ajal sai tööd küll. Pidin siin jooksma natukene, et üks Ranno kettas tagasi viia, mis ta soojendusplatsile unustas. Nüüd lähme siis soojendusplatsile tagasi. Võtame neid kaasa siia tee peale. Ei hullu, Päike paistab. Ilm on ilus. Läheb minna. Joo. Kuna Belgias läks lõpus veits kiireks seal eelmine õhtu käisime seal, läksime korraks veel piljardisse ja siis hommiku avastasime ma olin suht vara üleval mingi 9, aga tiksusin seal, tegin mingeid tööasju ja siis järsku läksin hommikusse sööma ja siis järsku oli, et kuule 15 minuti pärast on check-out, et siis läks mingi räme kiirustamine lahti, et läks, selle lõpuga läks veits kiireks. Aga jõudsime oma asjad kokku panna, nii 20 minutit läks rohkem, aga see omanik seal juba kiirustas takka, aga saime hakkama. Siis läksime pärast korraks veel linna peale ja siis juba läksime lennukasse ja seal oli ka vähe kiire, nii et ei jõudnud Belgias seda asja kokku võtta, aga me oleme nüüd siin Taanis. Kena pargike on siin. Hommikul päike paistis, toas oli ka jumala paha, mõtlesin, okei, päris hea. Tulin õue. Mingi räme külm tulla. Puhvi kohe maha nüüd.
päästatasin kaela. Eile oli veits niuke juba, et nina oli kinni ja kurk oli imelik, et loodame, et see peab siin ilusti vastu. Aga Belgia lõpp oli siis viimane ring oli niuke suht keeruline ikkagi, et alguses sain räigelt hästi minema ja mõtlesingi, et okei, nüüd tuleb. Siis üritasin kuskil sinna, mängisingi kõige raskema raja, mängisin ära, parriga sain hakkama väga hea, noh. Siis järgmise ajal läks nagu keeruliseks, et ja siis jäigi niuke keeruline osa sisse, et ma ei tea, kas siin nüüd jääb seda karjumine siin peale või mitte, aga bloggerite elust värk on ju. Aga see keskmine osa läks jah päris keeruliseks, et niisugused rajad, kus tahaks nagu võtta, aga siis ei tuldi ja lõpus nagu veits läks paremaks, nagu drive'i nagu veits leidsin üles. Nagu mõtlesingi, et mis on ikka, pane kõvasti ja ei hakanud seal üle mõtlema, et teine ring oli backhand väga keeruline, kolmas ring oli juba siis nende parem, et kokku jäi -3 ja kokku olin 23, 23 koht, et rahul kindlasti ei saa olla sellega, aga samas mingid positiivsed asju oli ja kui ma niisuguse halva mänguga saab mängida seal niisuguste kohtades, siis ootaks, mis need head mängud toovad veel. Ja nagu teised olid tublid, Silver pani ees tõesti, et viimane ring tõmbas seal birdisi nii palju, et julm. Ja lõpuks jäi seal Sommit pani viimasel, okei. Sakslane pani viimasel ajal mingi ulmeput, no mitte ulmeputi, aga see Nestori pani ulmeputi kuskilt metsa seest, et see oli päris hull ja siis jäi kolmandat jagama, et ja Anneli võitis naistest, sest pole paha nagu eestlaste saaksid. Ja nüüd siis oleme Kopenhaagenis ja hakkame siin tegusid tegema, nii et aitab küll. Pane like, subscribe ja pane kommentaari ka alla ja see you on the next vlog.